Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks paneme tähele Vanast Testamendist 1. Saamueli raamatu 16. peatükist esimesed 13 salmi. Ja Issand ütles Saamuelile, kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine. Mina läkitan sind Betlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga. Aga Saamuel ütles, kuidas ma võin minna? Kui Saul kuuleb, siis ta tapab mu. Ja Issand vastas, võta üks mullikas enesega kaasa ja ütle, ma tulin Issandale ohverdama. Kutsu siis Iisai ohvrile ja mina õpetan sind, mida sa pead tegema. Siis võia mulle see, keda ma sulle nimetan. Ja Saamuel tegi, nagu Issand oli öelnud, ja läks Betlemma. Aga linna vanemad tulid värisedes temale vastu ja küsisid, kas tuled rahuga? Ja ta vastas, rahuga. Ma tulen Issandale ohverdama. Pühitsege endid ja tulge koos minuga ohvrile. Siis ta pühitses Iisaid ja tema poegi ning kutsus nad ohvrile. Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliaabi ja mõtles, küllap on nüüd Issanda ees tema võitu. Aga Issand ütles Saamuelile, ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale. Sest see pole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames. Siis Iisai kutsus Abinadabi ja laskis ta Saamueli eest mööda minna. Aga Saamuel ütles, Issand ei ole ka teda valinud. Ja Iisai laskis Samma mööda minna, aga Saamuel ütles, Issand ei ole ka teda valinud. Nõnda laskis Iisai oma 7 poega Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles Iisaile, Issand ei ole neid valinud. Ja Saamuel küsis Iisailt, kas poisid on kõik siin? Ja Iisai vastas, noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid. Siis ütles Saamuel Iisaile, läkita keegi talle järele ja too ta siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb. Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua. Ta oli punapalgeline, ilusate silmade ja kauni välimusega. Ja Issand ütles, tõuse ja võia teda, sest tema on see. Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda vaim tuli võimsasti Taavete peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse. Aamen. Selline omajagu pikk lugu. See räägib olukorrast Iisraeli kuningakojas. Aga pisut siis ka seda tausta, just nii nagu Piibel sellest kõneleb. Tegu oli siis 16. peatükiga. 8. peatükk. Selles raamatus algab sellega, et Saamuel on jäänud vanaks ja paneb oma pojad kohtumõisteteks Iisraeli üle, aga siis Iisrael nuriseb ja soovib endale kuningat. Selle peale peab Saamuel Jahvega nõu ja selgub, et ega see kuningas on mingi papist poiss ka olema ei saa. Hakkab teine kümnist võtma ja kisub parimad pojad ja tütred oma teenistusse, kuid see ei heiduta kellegi meelt. Ja siis ilmutab Jahve Saulile Saamueli ja vastakuti ning Saul võitakse kuningaks. No ja siis loomulikult nagu ikka tuleb üks sõda ja probleem ilmneb, kui Saul ei taha kuulata Issanda käsku ning kõiki Amalekke viimseni maha nottida. No ja siis kõik kahetsevad, et Saul siis on kuningaks valitud. See oli selline kiire ümberjutustus umbes 8. peatükist. Sauli lugu muidugi sellega siin ei lõppe. Sellel on veel väga palju keeredkäike, nagu ikka ühes heas loos, aga see annab meile mingi tausta, et kus see tänane lugu võrdub, miks ta on nii, ta ei julge minna ja nii edasi, miks see kõik nii on ja miks on vaja valida keegi uus. Miks siis ikkagi kuningas? Ennem olid kohtumõisted, miks siis kuningas? Kes üldse on kuningas? Kui me mõtleme täna,
selle peale, kes on kuningas, siis me loeme sinna sisse kogu oma isikliku teadmise ja oma tänase kogemuse. See, kuidas me oleme näinud erinevaid kuningaid läbi ajaloo ja ka täna või muid ainuvalitsejaid, mõjutab väga tugevalt seda, kuidas me üldse kuningatesse suhtume. Kuna ajaloolased ka kahtlevad selle loo tõepärasuses, just selle Sauli osas, siis seda enam võime me ajaloo täppisteaduse kõrvale panna ja küsida, mida meile räägitakse selle looga. Miks selline lugu? Kes on Taavet? Me oleme harjunud teda nägema sellise väljavalituna. Mul tekkis kohe seos Harry Potteriga. The Chosen One, väljavalituna. Ja siis, kui ma selle peale mõtlema hakkasin, siis neid seoseid tuli hästi palju, eks ju. Taavet võidab Goljati, Harry Potter võidab Basiliski ja nii edasi. Selline hästi arhetüüpne lugu. Ja Taavet ongi selline arhetüüpne tüüp. Noor kangelane, kellest saab täiskasvanud valitseja, kõikide oma vigade ja puudustega, aga siiski valitseja. Ma vaatasin hiljuti sellist sarja, mille nimi on Young Royals, ehk siis noored kuninglikud, mida seda tõlkida. Ja see rääkis Rootsi kuningapere lugu just tänases päevas. Et sageli kõik sellised kuningaperede sarjad on sellised ajaloolised, aga see oli just 21. sajandi lugu. Ja lugu sellest, kuidas noor teismeline poiss, kes on terve elu teadnud, et ta on kuningaperes teine poeg. Et loomulikult on ühiskonna tähelepanu all, aga see ei ole selline tähelepanu. Ja siis tema vanem vend, kroonprints, üks päev ootamatult sureb, mis keerab kogu tema elu pahupidi. Kindlasti nagu ka Taavetil. See Young Royalsi lugu on lugu eneseotsingutest ja lojaalsusest. Kellele ma olen lojaalne hetkedel, kui asjad lähevad risti? Kus kohast läheb piir? Kui palju ma pean ehitama endale mingit fassaadi? Ja kui palju lasta ligi sellele, kes ma päriselt olen? Ja see ei ole ju tegelikult ainult kuningate lugu. Kas see pole mitte meie igapäevane lugu? Kui palju meis on fassaadi ja kui palju me päriselt inimesi ligi laseme. Kui palju me lubame Jumalat endale lähedale. Aga kui Jumal töötab läbi teiste inimeste. Möödunud nädalal oli Tartus vaimulike konverents, millest ma küll sain osa vaid väga sporaadiliselt, aga seal oli paar väga kõnetavat hetke. Neist üks oli kolmapäeva hommikul siinsamas kirikus, kui jutlustas õpetaja Ariel Süvari. Ja mind väga kõnetas see, kuidas ta jutlustas oma lugu hingehoidjana. Ja kirjeldas, kuidas ta, ja ma nüüd tsiteerin, et lähtus klassikalisest käsitlusest hingehoiust. Inimene pöördub kirikuõpetaja poole, räägib, mis vaevab tema südant. Teoloogiliselt haritud kirikuõpetaja võtab lahti Jumala sõna ja selle valgel juhatab hädalist. Ja kuidas ta siis sai väga kiiresti aru, et sellise lähenemisega pole mitte midagi peale hakata. Sest tegelikult tuleb olla kohal, tuleb kuulata ja tuleb lasta Jumalal tegutseda. See kõik, see jutt, see lugu oli taustal, et Jumala sõna ei ole mitte tekst, lihtsalt tekst, vaid see on alati sündmus. See juhtub üha uuesti ja uuesti. Juhtub läbi meie kogemuste, läbi meie valikute, meie küsimuste. Et me ei tohiks tormata sündmustest ette, vaid olla kohal. Vaid siis võib saada ilmsiks see, mis päriselt on siin ja praegu vajalik. Mind on ikka jälle kõnetanud seesama mõte, et Jumala sõna saab elusaks läbi päris inimeste.
mitte nende fassaadide, mis me endale ette paneme, vaid päris kohtumiste läbi. Ja siit tulebki teine ilus hetk sellest konverentsilt, kui üks kaasvaimulik, kellega ma ei ole just liiga palju suhelnud, küsis ootamatult, aga kuidas sul päriselt läheb? Ja sellest sai alguse üks pikk ja ilus vestlus, mis toetas ja julgustas ja võimestas vähemalt mind, võib-olla teda ka, seda ma ei tea. Tänase pühapäeva teema on teenimatu arm. See on midagi nii ilusat, midagi nii lootust andvat ja samas midagi raskesti mõistetavat, nii nagu me kuulsime eelnevatest tekstidest selle 2 kaksiku lugu. Minu käest on viimasel ajal kuidagi mitu korda küsitud, et kuidas nende heade tegudega siis ikka on. See tüüpiline luterlik õigeskesmise õpetuse teema, et kas ma siis ikka saan paradiisi, kui ma teen häid tegusid. Ja see küsimus tuleb uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja kuidas sa sellele vastad? Jah ja ei. Luter ikka oli üks keerukas mees. Eks nii ongi selle armuga, et seda on väga raske sõnadesse panna. Jah, aga inimestena me oleme sõnakesksed, me oleme tekstikesksed. Ega piibel peaks ju meile andma nimelt selle Jumala sõna. Ja ma tulen tagasi selle Arieli jutluse juurde. Ta tõi välja ühe põneva erisuse, mille siis on kirja pannud, ja nüüd ma jälle tsiteerin teoloog Ingolf Talfer, kes ütleb nii, et on eraldi Kristuse kommunikatsioon ja evangeeliumi kristlik kommunikatsioon. Kristuse kommunikatsioon ja evangeeliumi kristlik kommunikatsioon. Ja esimene neist on see, kui Jumal isiklikult kõneleb, kui sõna astub inimese juurde, saab lihaks. See isiklik kogemus. Ja teine on siis meie jutustus sellest kogemusest. Üks on kogemus, teine on ümberjutustus. Ja need on erinevad. Kuigi nad peaksid rääkima sama lugu. Aga me ei tohi ära unustada, et minu lugu ja sinu lugu ei ole samad. Iga ühe loos on omad nüansid, omad kogemused, oma rõõmud ja oma haiged saamised. Ja nii me tõlgendame ka seda sama Jumala sõna. Seda lugu läbi oma enda prisma. Nii et esile tulevad just need värvid spektrist, millele me parasjagu rõhuasetuse osutame. Aga väita, et sinine on parem kui kollane, see on absurdne. Ja nii on ka piiblitekstiga, mis on sageli tõlgenduse tõlgendus, mida meie omakorda tõlgendame. Kas siis tõde polegi olemas? Enamasti on selle peale vastus, et Jeesus ütleb, et mina olen tee ja tõde ja elu. Aga nagu ikka, ei ole siin tõde üksinda. Ta on koos tee ja eluga. 2 asja, mis on juba oma olemuses muutlikud asjad. Tee on protsess ja nii on tõde läbi elu kulgev protsess, ehk siis elu tõeks elamine. On mingid asjad, mis meile on antud. Näiteks, kui me oleme sündinud kuninglikku perekonda või siis oleme sündinud Eestis, kus väline temperatuur viimasel ajal vaheldub niisama sagedasti, kui kiik pendeldab ühest otsast teise. Me võime selle ilma eest ära põgeneda ja näiteks Lõunamere saarele kolida. Aga kui me oleme sündinud kuninglikku perekonda, siis selle tausta eest me põgeneda ei saa. Ja mulle tundub, et Jumala armuga on täpselt samamoodi. Me olemegi kõik sündinud kuninglikku perekonda. Me võime tahta selle eest põgeneda, aga lõpuks saab see meid kätte. Isegi kui me oleme läinud lambaid hoidma, saab meid sealt ka kätte. Sest me oleme selle pärinud. Ilma teenimata. Lihtsalt niisama. Ja see teadmine võiks meile anda jõudu, et aeg-ajalt oma fassaad langetada. Olla päriselt ise. Mina ja sina. Sest vaid sellises olemises avaldub tõeline jumalikkus. Siiras ja avaras.
aamen.